teemaks on Tallinn liigub siis. Üks inimesed õigus on liikumisvabadus. Liikumise eesmärgiks on jõudmine ühest punktist teise ja ratastel sõidud, millega ta sageli liigub abivahendina, ajab parkimisplatsi kõigis punktides. Ja parklas seisab ta arvestuslikult 96% ajas ja üks sõiduauto võtab 1,7 parkimisplatsi päevas. Ja kogu elu tegelikult toimub ratastel, kui vaadata niimoodi, ja need rattad ja ratastel abivahendid küll vahetuvad, aga sünnist surmani nad saadavad neid. Kuid ja need paljude inimeste selline põhiõiguslik liikumisvabadus on keskkonnas olevate takistuste tõttu olulisel määral piiratud. Ja see määr on tihti nii suur, et mõjub sageli asjaosalistele diskrimineerivalt ning nende väärikust tugevasti alandavalt. Aga välisruum algab hoonest väljumisega ja lõpeb sihtkohas hoonesse sisenemisega. Ka ainus läbimõtlemata aste sealjuures võib osutuda mõnele kasutajagrupile ületamatuks takistuseks, mis jätab ta ukse taha või avalikust ruumist välja ja ilma ka seal avalikus ruumis pakutavatest teenustest. Kaasav elukeskkond peab tagama liikumisvabaduse kõigile ja avalikud ruumid peavad olema kõigile ligipääsetavad ja läbitavad. Liikumisteed peavad olema katkematud ja takistuste vabad ning ühendatud omavahel sidusateks võrgustikeks, et oleks nendel võimalik ka sujuvalt liikuda. Üldkasutatavad ehitised avalikus välisruumis on ka need rajatised, mille kaudu inimesed pääsevad avalikes hoonetesse ja nendele vajalike teenuste juurde, kui ka samamoodi tänavad, väljakud, ainesalad, mänguväljakud. Ligipääs ja liikumise sujuvus on üheks kõige olulisemaks kasutamismugavuse näitajaks. Peaaegu kõigi maailma linnade ühiseks jooneks on see, et linna kasutajate seega inimeste nende vajadustega ei arvestata piisavalt. Ja tänavad, mida valitsevad kõige tugevamad liiklusvahendid, ei täienda elukeskkonda positiivselt. Vajalikud on muutused suhtumises. Teiste väärtustamine algab enesest ja peab sealt edasi arenema. Tänav on ruum kõigile. Tänavad peavad olema kujundatud erinevatele kasutajatele kohaseks. Vältida tuleb tänavatega külgneva linnaruumi projekti ja hankepõhist arendamist üksteisega halvasti haakuvateks lõikudeks. See muudab kogu tänava nalgse raskesti läbitavaks ja tõrjuvaks. Liiklemisala saab jagada vähese või rahustatud liiklusel keskkonnas, näiteks kõrvaltänavatel. Ja sageli toob liiklemisala jagamise vajaduse esile hoopis mõnikord ilmastik. Mootorsõidukite juhid sõidavad palju ettevaatlikumalt, olles sunnitud teistega ka arvestada. Sama kehtib ka tegelikult Tallinna linnametsades ja nendel radadel, kus on samuti väga palju kasutajaid. Ja oluline on see, et kõik kasutajad ka siin üksteisega arvestaksid ja selle eelduseks on vastastikune austus, lugupidamine ja suhtluskultuur. Suhtumisega on otseselt seotud ka elukeskkonna hooldamise ja korrashoiuga seotud. Väheseks jääb vaid ehitamisest ja valmimisest. Kui talvisel ajal näiteks ilmaparkimisplatsile lund ladustada, siis ei ole võimalik seda eesmärgipäraselt kasutada. See on juba kõrvade vahel. Ehituskultuur seisneb ehitatud keskkonna harmoonias ja teadlikult loodusele arenguruumi ja võimaluste jätkamises. Linnalik ja looduslik miljöö peavad olema tasakaalustatud. Nii võib ka linna liikumisaladel olla palju erinevaid kasutajaid. Inimene ohverdab raha teenides oma tervise ja siis kulutab ta seda raha tervise taastamiseks. Tallinnas on olemas nii vajadused kui ka eeldused tervise liikumise võimaldamiseks. Osad neist on juba kasutusel, paljud veel ootavad väärtustamist ja kasutusele võttu, mõistuse ja käega. Looduselamused on inimese elukvaliteedi seisukohalt äärmiselt olulised. Vahetu juurdepääs loodusele linnas avaldab inimese tervisele positiivset mõju. Suured pargi- ja metsaalad on vajalikud, et inimesed saaksid harrastada erinevaid liikumisvõimalusi. Tallinnas on need olemas. Aga samuti nautida vaikust ja rahu, liiklusmülast ja muudest häiringutest eraldatud aladel. Ja klassikaliste välialade harrastamiseks on vaja säilitada linnas olemasolevaid rohealasid ja teha need elamualad võimalikult hästi kättesaadavaks.
aga erivarustusega sportimispaikade kõrval on vajalikud ka mitmekülgsed võimalusi pakkuvad kohad. Täiskasvanud inimesele piisab igapäevase vajaliku koormuse saamiseks jalgsi 3 kilomeetri läbimises. Rajad looduslikus keskkonnas on kasutatavad terviseradade, matkaradade ja looduse õpperadade. Ja seda, kui ulatuslikult on võimalik liikumisteid looduses ja maastikus takistuste vabaks muuta, määravad ka majanduslikud võimalused nende rajamiseks ja hooldamiseks. Oluliseks positiivseks sammuks on ka see, kui takistuste vabaks on võimalik muuta vähemalt osa liikumisteedest. Iga selline samm on liikumine õiges suunas. Iga takistuste vaba liikumistee laiendab kõigi selle kasutajate liikumisvõimalusi ning on oluliseks panuseks kaasava elukeskkonna terviksüsteemi loomisel. Linnaosade omavaheliseks ühendamiseks jalgrattateedega annavad Tallinnas suurepärase võimaluse endised raudteetrassid ning nendele rajatavad kergliiklusteed. Ja keskkonna säästmise huvides ongi vajalik mõjutada sõiduki liigi valikut soodustades auto kasutamisele alternatiivseid liiklemisviise. Nendeks on lühemate vahemaade puhul jalgsi käimine, jalgratta sõitmine, pikematel vahemaadel ühissõiduki kasutamine. Eelnevas on kasutatud materjale peaksid valmimast kaasava elukeskkonna kujundamise juhendmaterjalist. Tänan!